Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Kuuled Autotund eetrist, Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist. Täna on õigemini üks suur autouudis, siis natukene kommunaaluudiseid, natukene huvitavaid fakte elust endast ja põgusalt ka sellest, et kui nüüd rahalaev oleks mingil põhjusel rahavõrklaev saabunud, siis kas näiteks Tartust 2+2 tee, kui kiiresti selle valmis saaks? Just tehnilises mõttes nagu küsisime asjatundjatelt. Mina aga nädala sündmustest esiteks eile saabusin, ma nüüd päris mitu saadet järjest tegelikult ei ütle enam seda, aga seekord saan öelda, et eile öösel saabusin jälle lennu pealt. Ma sain Frankfurdis joosta, aga muidugi niimoodi, et ma jõudsin Tallinna lennuväravasse ja see oli kinni. Ja inimesed seal paar tükki veel lärmasid seal, et kuulge, laske peale, lennuk on ju ees. Ja öeldi, et ei, te saate edasi lennata et juba tuli sõnum ka, et teile on rebookitud pilet laupäevaks, mis on 2 päeva imeline. 2 päeva hiljem, jah. Ja siis midagi seal tuli mingi portfelliga jänes tuli, kes ütles, et oodake, see buss on veel nagu ees, et tehke korraks uuesti lahti. Nii siis meid lasti seal läbi, jälle rebookiti pileteid. Olime seal bussis, paar inimest tuli veel peale ja siis üks inimene ütles, et mind lasti läbi, aga minu taga inimesi enam ei lastud, et see oli ikka... Miks ma sellest räägin, mitte sellest, et Tähepõld jällegi reisil ja haigutab palju, vaid see on nagu veider maailm, et sellel Lufthansal on siis lihtsam ja soodsam jätta need ikkagi ma tean vähemalt 2-3 inimest, kes jäid maha. Jättagi maha, sa pead ju maksma nende hotellid, siis nad hakkavad tahtma ju seda kompensatsiooni, kui see, et sa nagu hoiad veel 5 minutit lennukit nagu kinni. Eriti on õhtun viimane lend. Mina ei usu, et see Lufthansa, mis kell 1... Kas peab kompensatsiooni maksma, kui inimene ju õigeks ajaks kohale? Õigeks ajaks peab ikkagi kohale jõudma. See õige aeg oleneb, kui nende enda lennuk hilines. Need, kes minuga bussi peal jõudsid ja ka minu lennult, ma tean, üks kolleeg teisest väljaandest jäigi maha, sest et seal loomulikult me pidin Frankfurdist oma väravast järgmisesse jooksma mingi 1 000 000 kilomeetrit ja ühesõnaga, et kui sa ikkagi Lufthansa ise hilines, siis ma ei tea, ühesõnaga veider, et miks nad ei oodanud siis neid kõiki ära, kes olid juba nagu seal, väga traagiline, aga mitte sellest, millega ma sõitmas käisin sõitmas Renault Symbiosiga, mis on nende uus pigem kompaktne, väikesem linnamaastur, mis jääb Kapturi ja Australi vahele. Kas ma sellest rääkida võin? Ei või, sest et kui me olime kõik kohale jõudnud sinna Valenciasse, näpud sügelesid, mul oli see pandud siia ka järgmise autolehe numbri tööplaani, siis öeldi meile, muuseas, selle auto embargo on 20. august. Ei mingeid, isegi pilte sotsmeediasse, mitte midagi. Palun sõidame ja 2 kuu pärast võite avaldada, kuidas teile siis meeldis. Nii et ma ei saa mitte midagi rääkida Renault Symbiosist. Aga ma saan rääkida sellest. Huvitav, et nii pikk embargo. Ei, nad selgitasid. Eks neil oli natuke endal ka seda piinlik öelda ja siis õhtusegi lauas Prantsuse PR-inimene selgitas, et põhjus on tegelikult ikka selles samas suves. Et see auto jõuab diileriteni ja müügisaali augusti teises pooles. Aga ka juba siin praegult napilt enne jaanipäeva toimunud üritusel oli päris raske nagu inimesi, et kas ollakse juba puhkusel, kas ei saada tulla sellepärast, et keegi teine on puhkusel, eks ju. Ka meil oli siin, me alguses ütlesime ära selle ürituse, aga lõpuks otsustasin osaleda just nimelt, et oleks materjali, millest suvel kirjutada. Et lihtsalt kogu Euroopa ju eriti augustis kogu Saksamaa ja see osa puhkab. Ja juulis on ka väga raske, et nad lihtsalt neil ei olnud nagu valikut, et kuna see mudeli saabumine jäi rumalalt, jääb nagu siin augusti teise poolde, et siis et nad pidid selle tegema praegult ära, aga embargo peale. Selline raske elu on PR maailmas. Aga küll ma osalesin
autooksjonil. Vist teist korda elus. Esimest korda üritasin ma siin mõned aastad tagasi osta ühelt Rootsi oksjonilt Alfa 156 GTA-d. See läks seal kiiresti üle minu enda nagu pandud piiri. Aga nüüd ma osalesin Soome oksjonil, kus ma tahtsin osta Alfa Romeo GT aasta 2005 3,2 liitrise V6 busso mootoriga. Piltidelt kõik väga heas seisukorras, müüja jutu järgi väga heas seisukorras. Ise ma pakkuda ei saanud, sest see oleks pidanud ennast seal huuhtokaupades regama, põhimõtteliselt mingi Soome pangakontoga ennast tuvastama. Ja sõber mul Soomest ja Mallol olemas. Panin plaani paika, et palju ta pakub ja veel enne tutvusin ka, et seal huuhtokaupades on ka selline asi, et kui ikkagi selgub, et see auto ei vasta sellele, mis kuulutuses oli, et siis oksjoni keskkond ise kuidagi ostab sult selle siis tagasi. Et ma ei hakanud ilmselgelt sõitma Soome seda autot vaatama, et ma läksin riski peale, tegin kuulutusest palju screenshotte, et pärast oleks nagu näidata, kuidas seal oli öeldud, et kõik on nagu timm ja mootor, möödanaga. Ja ma võitsin selle oksjoni ära. Nii. See päris ärev oli see olukord, seal viimasel hetkel seal paar tükki oli veel pakkujaid, aga mingi hetk oksjon lõppes ja siis minu või siis sõbra poolt pakutud, minu poolt öeldud summa oligi võitja. Aga seda autot ma ei saanud, sellepärast kahjuks oli see müüja siis piisavalt tark või ta oli pannud selle, et kui ei jõua soovitud hinnani, siis ta ei pea müüma. Ja see hind jäi tegelikult naeruväärselt madalaks. Tõesti, ma lootsin, et ma saan siin tasuta rikastuda, hõlptulu teenida, liigkasu võtta, ehk et selliste, eeldame siis, et ta oli nii heast korras, nagu ta on. Hinnad kuskil Euroopa, autoskaudist võtsin, ega neid ju palju müügis ei ole, see on juba päris haruldane auto. Ja hinnad algasid 10 000, kerkist seal 25 000 hästi väikse läbisõiduga. Ja need on hinnad muidugi, mida küsitakse. Võib-olla need autod on seal müügis olnud kuid või aastaid, aga ma pole niimoodi jälginud. Aga ütleme, 10 000 algavad ja mina võitsin selle oksjoni 5100-ga. Ilmselgelt oli müüja ka selline teadlik, mitte keegi seikleja ja ta sai aru, et tal ilmselt paneb ta selle, ma ei tea, mingi hetk kas siis 7 või 8 müüki või teeb midagi muud sellega, mitte ei müü ühele aferistile Eestist 5100-ga. Kahju, aga väga tore kogemus oli oksjonit võita. Võib-olla ma isegi, ütleme, kogu olukorra võitsin, et ma sain osaleda, ma sain võita, aga ma ei pea hetkel tegelema mingi järjekordse alfaga ja selle ostmise ja müümisega. Vaat, selline pikk lugu. Ma ei oskagi öelda, kas õnneliku või õnnetu lõpuga. Vot ei tea, jah, seda oleks tagantjärele, kui see ikkagi selle oleks saanud endale, siis oleks osanud hinnata seda asja hiljem. Nii, sinu nädal. Siin on märksõna suvi on alanud. Jah, mitte nagu heas mõttes, et kui meil siin mai alguses käis külas liikluspsühholoog Inna Korislavskaja, siis just uurisime seda, et miks siis suvel juhtub väga palju hukkunutega liiklusõnnetusi ja kuigi meil Eestis aasta esimene pool oli väga väikeste hukkunute arvudega tegelikult, siis nüüd just viimastel päevadel viimasel nädala jooksul on ikkagi liikluses selles mõttes seis nagu hullemaks läinud, et siin on ikkagi väga, väga koledaid õnnetusi olnud, kas või see, võib-olla millest kõige rohkem on räägitud, see üsna arusaamatu õnnetus Tesla Model X-iga Tartu maanteel. Aga ma ei tahagi nagu sellele nagu eraldi ühelegi peatuda, aga lihtsalt võib-olla nagu toonitada seda, et liikluses ikkagi erakordselt tähelepanelik ikkagi olla, et siin paistavad küll mitmed asjad paistavad olema sellised, kus ikkagi nagu seal Sangaste lähedal, kus on ikkagi ütleme niiviisi, et ise on väga, väga kiiresti sõidetud autoga tee peal ja siis on tagajärg juhtunud. Aga ikkagi olla ikkagi nagu äärmiselt ettevaatlik, jaanipäev on ka tulemas, et see võib-olla see põhisõnum ongi, et mitte seda numbrit tõsta. Vot, väga hea meeldetuletus. Nii,
Üks asi veel tegelikult, mis me jaanipäevaga alati on väga huvitav, on see, kuidas teeme seda saadet 21. juunil, aga tegelikult 22. juuni või 23. juuni alati kuidagi müstiliselt need kütusehinnad tõusevad Eesti tanklates, et inimesed hakkavad rohkem liikuma ja kohe selle peale mingil salajasel põhjusel see kütusehind tõuseb, nii et aga ometigi on terve see nädal peaaegu kõik kütusfirmad saatnud ka oma pressiteateid, kuidas nende kaardiga ja nende tanklas ja sellel perioodil just enne siin pühi on tohutu soodus käimas. Et nad nagu tõstavad ja siis teevad samal ajal kohe ka sulle maitsva sooduka. Sellel vist 10 senti oli äkki, kui ma mäletan Circle K-ga ja no küll saame näha, et mis siis päriselt 23. juhtub, aga minu mälestuses on alati niiviisi, et nii 23 ette kukub number, siis tanklaposti otsas olev number ka kohe maagiliselt tõuseb. Oota, mul lihtsalt mingi asi sõitis pealt sisse, ma pean leidma, kas saadetis seisma panema, aga kuskilt tuleb mul mingid helid sisse, aga ma ei tea, sinul taustal ma kuulen jällegi koerte haukumist. Ma panen akna kinni. Nii, aga ma hakkan siis vahepeal rääkima ühest suurest autouudisest. Tegelikult ju uudismudeleid tuleb siin iga nädalas mitmeid ja me ei kajasta neid kõiki, sest see oleks selline lihtsalt nagu tuimalt andmete ette lugemine ja pigem meie kuulaja võib-olla on nendega siis kursis, loeb näiteks tublisti Autogeeniust. Aga nüüd mõni asi nagu väärib eraldi väljatoomist. Sellepärast, et need autod on nii ülimuslikud või seal on tehtud selliseid asju, et seda on huvitav endal nagu võib-olla lugeda, äkki ka teistel kuulata. Ehk siis Bugatti esitles eile, mis on siis 20. juunil, oma uut autot. Ja kuigi ta võib, ütleme, asjatundmatule, mida asjatundmat, või esmapilgul välja näha nagu järjekordne Bugatti Chironi erimudel, nagu neid tehti seal Divo, Mistral, siis ei, Bugatti Tourbillon, kirjutatakse Tourbillon, on täiesti uus Bugatti. Ehk siis nii-öelda kolmas selle uue ajastu Bugattidest. Veyron, Chiron ja nüüd Tourbillon. See nimi, Tourbillon, tuleneb otseselt kellamaailmast ja muuseas paar aastat tagasi Bugatti isegi tõi müügile kella. See on, Tourbillon on kellamehhanismi tehnoloogia, mis on eriti täpne ja loomulikult ka kallis. Ehk siis see ilmestab nagu selle auto peenmehaanikat, selle keerulisust. Auto ise, kuigi eks ju Bugattit juhib tänapäeval Mate Rimac, kes on tuntud kui elektriauto Rimac leiutaja, asutaja, tootja, aga noore tüübina teinud sellise tähelennu, et saanud tänaseks siis Rimac ja Bugatti ühinesid ja liitusid ja on selle juht. Võiks ju arvata, et nüüd on kõik elektriga, aga ei ole. On ainult natukene. Et see uus Bugatti, ma kuskilt ikkagi kuulasin, see hääldus peaks olema Tourbillon, aga ma nimetan seda praegu ikkagi Bugattiks, riskides valesti hääldusega. Kui eelmist 2 Bugattit olid nii-öelda kaksis V16, siis see on täiesti uus V16 ja 16 silindriga sisepõlemismootor, mis on tehtud koostöös Cosworthiga. Cosworth muuseas teadupärast on ju ka teinud selle Gordon Murray Automotive'i T50 mudeli V12 mootori, mille pöörded vist ulatusid 12 000-ni, täiesti hullumeelse mootori. Ja nüüd nad tegid koostööd Bugattiga, V16 8,3 liitrine vabalt hingav mootor. 1000 hobujõudu on sellel bensiinimootoril. Eelmised mudelid olid ju teadupärast 4 turboga, quad turbo, siis nüüd on vabalt hingav. Ja pardal on ka 3 erinevat elektrimootorit ja mis annavad omakorda peaaegu 1000 ja kokku siis see kombineeritud auto võimsus on öeldud 1800 hobujõudu. 1800 hobujõudu. Auto kaalub
natukene alla 2 tonni. Tõenäoliselt siis on see kuiv mass, et seda ei ole täpselt öeldud. Mootor ise muuseas, see sisepõlemise mootor on tehtud nii kerge, et see kaalub 252 kilo, mis ma tean, eriti ei ütle midagi, aga kuskilt ma kuulsin, et Chironi siis 2V16 mootor oli umbes 400 kilo. Aku see hübriid muuseas võimaldab ka 50-60 kilomeetrit sõita elektrijõul, mis ilmselt on oluline tõenäoliselt kuskil Londonis või nendes piirkondades, kus mitte, et Bugatti Tourbilloni ostja ei jõuaks maksta mingeid Londoni kesklinna tasusid, vaid paljudes kohtades lihtsalt sa ei võigi sõita, kui sul nagu bensiinimootor töötab. 25 kilovatt-tundi on need akud, aga see selleks. Tippkiirus 445 kilomeetrit tunnis. Kusjuures spidomeetri peal on numbreid kuni 550-ni, mis tähendab seda, et ilmselgelt on kunagi tulevikus plaanis mõned erimudelid, millega siis jahtida seda 500 kilomeetrit tunnikiirust. Kõik muu on kah muidugi lihtsalt nii ülimuslik. Et 0-100 kilomeetrit tunnis. Elektriautod on tänapäeval selle muutnud täiesti jaburaks. Just ise siin katsetasin 2,4 sekundilist Porsche Taycan Turbo S-i. Bugattil on 0-100 on 2 sekundit, mis on muidugi ikkagi jõhkralt kiire. Aga 0-200 kilomeetrit on märgitud, et alla 5 sekundi. Võib-olla on see, eks ju, 4,98, aga siiski, ütleme 5 sekundit, 0-200. Chironil oli see 6,5 sekundit, ehk siit on juba 1,5 sekundit. Nii. 0-300 kilomeetrit tunnis on öeldud, et alla 10 sekundi. Chironil 13,6. Juba on 3,6 sekundit Tourbillon eest ära läinud. Ja 0-400 kilomeetrit tunnis saabub uuel Bugattil vähem kui 25 sekundiga stardist. Chironil oli see 32,6, mingid andmed, mis ma netist leidsin. Kujutage ette, juba sealt on 7,6 sekundit maha võetud. 25 sekundit, et jõuda 400-ni. Et päris hull. Aga mis mulle selle auto juures kõige rohkem meeldib, need andmeteks, aga minge vaadake selle auto pilte ja ka esimesi videosid. Mootori hääl, see kõik. Aga näidikute plokk, ma ei tea, Martin, kas sul on see uudis ees? See näidikute plokk, mis asub juhi ees, ehk spidomeeter, kütusekulu, jah. Et kui muidu on ju selle armatuurlaual on ju need näidikuplokk, et öeldakse, et kellad, siis siin kohas see ongi täpne. Jah, et vot siin tuleb nüüd välja, miks selle auto nimi on ilmselt Tourbillon. Sest need kõik näevad välja nagu sellise mehaanilise käekella osutid ja see ei ole kuidagi digitaalselt tehtud või lihtsalt, et teeme ägeda disainiga. Pressiteates on öeldud, et seal on üle 600 liikuvosa. Kõik on loomulikult titaanist, supermaterjalid. Ja kellele nüüd midagi ütleb, ma ei ole kellamaailmas väga proff, aga et seal on sellised väljend nagu horological tolerance, ehk siis, et kui täpselt ja peenelt see kõik ehitatud on. Ja see on siis vahemikus 5-50 mikronit, ehk et 50 mikronit pidi olema juuksekarva läbimõõt. Ehk et kõik need seierid, need hammasrattad ja kõik on sellise Šveitsi kella täpsusega. Täiesti müstiline. Ja kui vaadata neid Tourbilloni sõiduvideosid või mis on siin reklaamvideod, kuidas need seierid liiguvad, kui auto kiirendab. Et see on midagi täiesti ebamaist. Kui te nüüd tahate omale Bugatti Tourbilloni osta, siis kahjuks te olete hiljaks jäänud. Neid autosid toodetakse 250. Selle hind algab 3,8 miljonist eurost. Ehk siis hakkad komplekteerima seda. Nüüd me võime siin vist ma ei tea isegi, kas see on maksudega või maksudeta. Aga pigem me räägime siin, ma arvan, 5 miljoni eurosest autost. Ja neid esimesed saabuvad ka aastal 2026. Et loomulikult on kõik välja müüdud, kõik 250 autot. Aga
kui neid nagu mitu miljonit maksvaid hüperautosid ja tuleb ju päris tihti, näiteks kui ma mõtlen siin viimati oli Bentley'l oli see, ma täiesti praegult mäluauk on selle mudeli osas, aga ta on ehitatud Continental GT baasil, Baccalar oli vist. Et ka pidi väga hea auto olema, et seal ei ole ainult kerepakett, vaid kõik on parem. Maksib vist äkki 2 miljonit eurot. Et neid autosid on. Ferrari teeb päris tihti sellised, mingi olemasolev Ferrari baasil, lihtsalt teistsugune kere, ainueksemplar, jällegi mitu miljonit. Aga selle Bugatti Turbojooni puhul siis sa vaatad seda autot, sa vaatad neid andmeid, sa vaatad, mida seal tehtud on, milline ta välja näeb. Et see 4-5 miljonit, ausalt, ma arvan, et see on nagu väärt iga eurot. Et see ei ole mingi asi, mida sulle lihtsalt müüakse selle, mingi disainiga, vaid see on järjekordne, et Bugatti selles mõttes teeb nagu lahedasti, et lihtsalt mitte ei kasutata mingit 30 kuulsat kaubamärki, kes juba siis olid ju Bugatid sellised ülimuslikud autod 20-30, vaid seda pärandit viiaksegi niimoodi edasi, et ta ongi hetkel automaailma kõige parem ja erilisem auto. Et pole ühtegi konkurenti. Võt. Ma sain aru väga hästi, miks sa sellest nii pikalt tahtsid rääkida. Ja. Et siin on lihtsalt kõik viidud jälle nii ülimuslikult edasi. Et nii kihvt. Minge vaadake Autogeeniuses on need pildid ja asjad olemas. Ma soovitan, et see ei puuduta nagu igapäevaselt mitte ühtegi inimest, ma arvan, et meie saate kuulajate hulgast. Me ei hakka seda ostma, me ei näe neid kunagi siin Tallinna tänavatel. See kõik tundub justkui nagu mingi täiesti teisest maailmast, aga võtke seda kui kunstiteost. Minge vaadake seda kunstiteost, seda insenertehnilist, nagu kuhu on viidud see kõik. Ja rõõmustage, et on siuksi asju ka veel maailmas tehakse. Nii, aga teeme nüüd kannapöörde, kus lähme täiesti teistsuguse auto juurde, aga hinnad on seal ikkagi ka päris krõbedad mõnel asjal. Ei, see oli, kes, eks ju, ma arvan, te teate, siin tuleb jälle täiesti üldse ei ole häbi teha reklaami, meil on ju Autogeeniuse lehel on nüüdseks juba vist üle 320, kui ma viimati vaatasin kasutatud auto ülevaate. Et me selle rubriigi Kunn Margus Pipar on meil saates korduvalt käinud. See nädal ilmus kasutatud auto ülevaade teise põlvkonna Nissan Leafist, mis on oluline edasiminek esimesest, samas ta on ta on kogu aeg olnud nagu nendes soodsate elektriautode üks nagu parimaid tegijaid, mille tegelikult tehnoloogilises mõttes nagu kõige suurem võib-olla puudujääk paljude jaoks on seesama, et see on nüüd jätkuvalt veel sellele CHAdeMO või CHAdeMO süsteemil ehk sellel Jaapani laadimissüsteemil, mis tähendab, et sa ei saa sellega laadida kuskil hästi kiiretes laadijates, samas paljud need Elmo kapid, mis veel töötavad, on just sellise Nissani jaoks mõeldud. Ühesõnaga. Aga neid väga palju neid uusi nagu neid laadijaid tegelikult neid CHAdeMOid ei panda. No, see otsik jah, et see otsik sinna sageli lisatakse, aga võib-olla enam mitte kõigil, ma sellega isegi ei ole kursis, jah. Et ühesõnaga, ei, sul ei jää sellega eriti kuskil laadimata, võrreldes nende CCS-idega, lihtsalt seda superkiirlaadimist ei ole. Ülimõistlik, väga hea elektriauto, taksod ju kasutavad, aga mul jäi sellest loost silma üks huvitav fakt, mis mulle kuidagi nagu ei mahu hinge või ma ei saa sellest aru. Et need autod ise on juba sellist alla 20 000 euro. Tehniliselt väga, väga vastupidavad, kõik on väga hästi, ta ei kaalu väga palju. Kiirendus on mõistlik, mitte mingi sportauto, sõidab selle suurema akuga, sõidab ilusa ilmaga üle 350. Talvel siis ilmselt vana hea Tartu otsa teeb ikkagi ära. Aga kui see aku sul läbi läheb, midagi juhtub või hakkab, see ei ole nagu tüüpviga, et ma ei ütle siin praegult, et kui sa selle Leafi ostad kasutatuna, et siis on sul nagu mingi kellapomm. Ei ole. Hästi palju näeb sellest, mida see auto ennem teinud on. Kui ta on takso, et kas on tehtud väga palju kiirlaadimisi, et need akud ei olnud väga ei tahtnud palju kiirlaadimist.
kui kellelgi on kodus selline olnud, ta on vaikselt oma sealt wallboxist susistanud sinna särtsu sisse, jumala hästi, aga 40 kilovatt-tunnine aku maksab põhimõtteliselt sama palju kui üks vähekasutatud Leaf, 20 000 eurot. 62 kilovatt-tunnine aku maksab 25 000 eurot. Et mis värk sellega on, sest et praegult müüakse sooduspakkumisega 60 kilovatt-tunnise akuga Škoda Enyaq umbes 40 000 euroga. Sealt on võetud veel see 4 000 eurot seda toetust maha, et 36 vist oli äkki, ma nägin seda kampaania hind või veel vähem. Ehk et me tänapäeval saame osta sama suure akupakiga autosid peaaegu sama hinna eest, kui maksab nagu see varuosa, mis on see elektriautod on jätkuvalt kallid, akutehnoloogia on jätkuvalt kallis, aga see nii-öelda kilovati hind on tegelikult aastatega, kui neid graafikuid vaadata, kõvasti alla tulnud. Et ka siis lihtsalt ongi, et need varuakud on tehases juba valmis toodetud kallil ajal ja lihtsalt nagu raamatupidamine ei luba nagu sealt turuhinnani seda hinda maha ööveldada, et me tootsime selle X summa eest ja selle X summa eest 0,4 me peame selle maha müüma. Või siis neid akusid toodetakse niivõrd vähe, et nende see tootmine ongi niivõrd kallis. Jah, et mastaabiefekti ei ole. Jah, et kuigi Leaf on ju iseenesest väga populaarne auto, aga siin tuleb kindlasti toonitada ka seda, et tegelikult akul on siiski 8-aastane garantii, et kui see selle aja jooksul läheb, siis teeb selle vahetuse, maksab siiski kinni Nissan ise. Et lihtsalt, et see elektriauto maailm on jah, et nii-öelda laadimisvõrgustik ja mingis mõttes on stabiliseerunud, et siin palju räägitakse, et müük on langenud, et see müügi, muuseas ma nägin mingit graafikut, et nagu suurema osa tootjate elektriautode müük ka eelmine kuu natukene kasvas lihtsalt Tesla, mis on olnud nii tohutu suure müügiarvudega, eks see moodustab kogu sellest müügist, ma räägin siis globaalsel või Euroopa tasandil, mitte Eestis. Nii suure osa ja kuna Tesla müük on seal mingil põhjusel takerdunud või inimesed ei taha enam neid Teslasid osta, siis see langus muudab nagu seda turuolukorda ja justkui toob neid protsente nii palju alla ja jätab mulje nagu nii, kõik nüüd on elektriautondusega ühel pool, sinna see hype läks. Et päris nii ei ole. Ka Eestis tegelikult maikuus registreeriti, kas meil saada ütles 6,8% müüdud autodest. Võt. Aga jah, et see varuosade ja akuvärk, et see uut auto omanikku muidugi ei puuduta, sest enamik firmast pakub akudele 8 aastat garantiid. See hakkab meil varsti puudutama siis, kui need nii-öelda tänased või viimase 3 aasta või 5 aasta müüdud elektriautod hakkavad jõudma sinna ikka, kus enam ei ole seda garantiid. Ja mis saab siis? Nagu näha praegu 25 000 eurot aku eest. Ei ole nagu väga tore asi, mida maksta. Nii kommunaaluudised või? Jah, maisemate teemade juurde. Ei tahtnud tegelikult. Ma ei tea, räägime sellest, et tegelikult 1. juulist lähevad mitmed toimingud kallimaks. Mitte nüüd väga palju näiteks, aga kui tahad ikkagi seda omaniku vahetus läheb kallimaks, vist 10 euro võrra umbes, natuke vähem. Jah, riigilõivud siis tõusevad juba 1. juulist, et me siin pärast räägime korra veel ühtedest seadustest, mis pigem jõustuvad kõik järgmine aasta, aga riigilõivud 1. juulist. No tõesti, nagu, kuidas ma ütlen, me oleme vist, või mina vähemalt, on selle hinnatõusudega nii ära tuimestatud, et on siis on. Näiteks B-kategooria juhi lubade taotlemisega seotud kõik kulud, ehk siis see sõidueksami, teooriaeksami, kõik need riigilõivud kokku 92 eurolt 113. See on selline asi, mida teed, eks ju, põhimõtteliselt ühe korra elus. Et see ei ole mingi kulu, mis sul on, ma ei tea, iga aasta. Muidugi, kui sul on peres, ma ei tea, 4 last, kes iga aasta läheb üks auto kooli, siis on, aga e-teeninduses 86 eurolt 103 euro peale. No, olgu. Omaniku vahetus. Kui seni oli 62 eurot esindus või teeninduses 48 eurot e-teeninduses, siis nüüd on see 71 ja 55. Et põhimõtteliselt
7 eurot tõusis, no olgu. Jällegi, et kindlasti mõjutab neid, kes tegelevad autoäriga ja peavad, ma ei tea, igapäevaselt kord nädalas, siis on muidugi iga 7 eurot on suur summa, aga... Oot, nüüd sellel juhul ma nüüd tahaksin natukene ikkagi rentida nüüd. No nii. Tegelikult, kui ma lähen ostma uut autot, siis mootorsõiduki registreerimise kulu on 139 eurot nüüd uue korra järgi ja siis tavaline see numbrimärk juurde 65 eurot. See teeb kokku 204 eurot, kui ma nüüd siin valesti ei arvutanud. Aga kui vaadates seda, kui ma lähen uut autot ostma, siis seal on kena selline... Okei, saan aru, jah, väga hea. Mul läks see meelest ära, väga hea. Nii. Et siis on seal kena selline auto registreerimistasu või ümbervahetustasu või stardipakett või ükskõik, kuidas seda mõni automüüja nimetab, mis on põhimõtteliselt see teenus, et see auto registreeritakse ja selle võetakse numbrimärk ja sinna juurde pannakse veel mingit nii-öelda ohutuspakette. Mis see ohutuspakett tähendab siis seda, et see on võib-olla tulekustuti on seal, võib-olla mitte, võib-olla on seal parkimiskell, võib-olla on seal mingi odav lumehari. Võib-olla tegelikult kallim ka, ma ei tea, ei ole siin näinud, aga ühesõnaga, nende pakettide eest küsitakse 300 eurot, 350 eurot, 390 eurot, nägime ka üle 500 euro pakkumisi. Et ühesõnaga, ma lähen ostma uut autot, mis maksab, ma ei tea, näiteks 40 000, 50 000 eurot ja sinna juurde on kenasti veel keevitatud see nii-öelda stardipakett, et sul tehakse need toimingud autoga ära. Et kui mina olen käinud kasutatud autosid ostmas, siis on inimene öelnud, et nii, väga tore, ma käin enne Maanteeametist läbi, teen need paberid korda, kõik on hinna sees ja siis võid autole järele tulla ja kõik. Et tegelikult, või siis saab selle vahetuse teha kuskil. Et tegelikult see on nagu suhteliselt veider, et kui ma ostan teilt nii kalli auto, mille on kindlasti suhteliselt kõrge kate seal sees, siis kuskilt nööritakse veel paarsada eurot selle eest, et keegi käib seda autot registreerimas, arvele võtmas ja numbrimärki võtmas. Natukene nagu arusaamatu asi ausalt öeldes. Et ma saan aru, et autofirma ütleb, et no jah, ostab siin 40 000 see auto, et mis see 300 kuni 500 või 600 eurot siis maksta on selle eest või sinna juurde, aga samas see on nagu selline asi, kus on minu meelest natuke nagu nõme seda tasu nagu niiviisi võtta. Et ma saan aru, et okei, pange need ametlikud riigilõivud, see osa sinna juurde, okei, aga mitte veel mingi umbes, et meil inimese ajakulu seal on, et see, ma ostsin teed selle auto ära. Et see ongi selle inimese töö, see ongi nagu käia ja need autod arvel võtta. Mind siin kohal vist peaksime seda ka küsima. Et huvitav, kas ma võin öelda, et ei, ma seda ei soovi, et ma tulen ise treileriga järgi oma registreerimata autole, et jätke ta siia hoovi, ma võtan need paberid või ma ei tule järgi, et on ju mingid tüübi kinnitused asjad on olemas, ega ju esindus ka ei vea neid autosid ükshaaval sinna Transpordiameti ette ülevaatamiseks, et nad lähevad paki registreerim- või nende müügilepingut, mina ei tea, millega nad lähevad, et andke mulle need paberid, et ma lähen ise, et huvitav, kas see on võimalik? Et ma ei taha teile maksta seda 500 eurot, mul on kraabits on olemas, mul tulekustuti apteek on teisest autost alles, et ma lähen ise, et kas lubatakse? Võiks lubada ju küll. Aga riigilõivude juures lihtsalt kõige suurem nii-öelda protsentuaalselt, mis autosid puudutab, seal riigilõivud tõusid ka, kui tegelete lennunduse, merenduse või millega iganes, et siis need kõik on seal ilusti välja toodud, igal pool tõusis. Aga need eritellimusel numbrimärgid, et nende hinnad nagu tõusid väheke tummisemalt ja ma nagu ei taha öelda, et jumala eest, miks te neid veel rohkem ei tõstnud, aga minu arust see on nagu kui mingi asi on luksusteenus või nagu luksuslahendus või siis võt need eritellimusel numbrimärgid, mis sageli on ka lihtsalt nii tobedad, et sinna oleks võinud natukene veel keevitada, kui tänu sellele saaks midagi muud odavamalt, aga nüüd on jällegi see, selle summa on tegelikult, vist me oleme mõnel aastal küsinud, päris miljonit ei ole olnud, aga päris arvestatav summa, aga ta ei päästa nüüd, ütleme, meie teede seisukorda. Aga see numbrimärk, mis on standardne, ehk siis number, täht, aga sa ise valid, ütleme, ma ei tea, ma olen, tahan omale 666
tarr. No tegelikult ma ei taha. 666 numbreid ei peaks keegi tahtma, sest see on nõme. Aga siis selle eest seni pidi maksma 470 eurot. Edaspidi 540. Et ikkagi 70 eurot tõusu on päris korralik. Aga kui ma tahan nüüd seda, et mu number oleks, ma ei tea, Tarmo 42, siis see seni oli 1350 eurot, aga juulist alates 1560. Ja mul, ma ei tea, kui nad oleksid tõstnud näiteks 2500 peale, et mis nagu juhtuks? Et kas need, kes oma autodele tellivad neid, huvitav, kust neid seal nagu valu läbi läheb, et riik siis tegelikult on see ju väga magus koht, kus teenida ja mulle, jumala eest, selle eest riik raha teenib väga hea. Aga et kust teil valupiir läheks, et kas tellitakse või mitte enam? Ei tea jah, kas seal taga on mingi arvutus ka, mis on vaadanud, et võib-olla tellitakse vähem ja kogutulu väheneb või raske nagu arvata midagi või pannakse puusalt. Pigem ma otsustan, et pannakse puusalt. Nii et kui sul on plaan omale tellida eriotstarbeline numbrimärk, siis sul on selleks saate lindistamise hetkeseisuga 9 päeva. Ehk siis 1. juulist alates pead palju rohkem maksma. 1. juulist või tegelikult president võttis vastu ka kinnitas mitu seadust, millest me eelmine kord rääkisime. Ja üks kõige olulisem asi ilmselt on siis see, et kiiruskaamera trahvid, et kui varem oli 5 eurot 1 kilomeetri tunni eest, mis on ületatud, siis nüüd on see 7 eurot. Aga see mitte nüüd, vaid alates järgmise aasta algusest. Just, et ja siis olid kõik need tõuksiga purjuspeaga sõitmised ja need, millest me oleme siin saatest rääkinud, lihtsalt ma tahtsin ära markeerida, et kui automaks veel siin mitmed loodavad, et äkki president tõesti ei kinnita, siis nüüd nendel seadustel siin on presidendi allkiri all ja need tulevad. Võiks uued kindlustuse, et sõidu ka kergliikureid tähendab, mootoriga jõul maismaal liikuvad sõidukid peab kindlustama. Aga lähme rahateemadega edasi, sellepärast, et meil oli raha ja kommunaalteemad. Jaa, meil oli tegelikult see mõte, et pikka aega on räägitud see, et jah, et Tallinn-Tartu maantee tuleks välja ehitada, nüüd tehakse seda siin mingi väikeste jupikeste kaupa, plaan oli 2030 see ehitada 4-realiseks ja mis selle taga kõik on ühelt poolt on ju rahapuudus ja teiselt poolt ka poliitilise otsuse puudus, et alati võiks otsustada, et me võtame selle tegemiseks laenu. Muidugi täna on see natukene, võib-olla ütleme, et kuu aega tagasi, et kui me selle teemaga alustasime, siis see oli võib-olla natukene nagu realistlikum teema, aga täna ilmselt, kui räägitakse laenuvõtmisest, räägitakse 1,6 miljardist laskemoona jaoks pigem ja see maantee on võib-olla natuke nüüd nagu tagaplaanil. Aga ütleme nii, et meie mõte oli tegelikult see, et kui nüüd tegelikult homme võetaks vastu poliitiline otsus, et jah, me võtame selle Tartu-Tallinna maantee ehitamiseks laenu, tegelikult, et kui kiiresti saaks ehitama hakata? Kas tegelikult võiks olla niiviisi, et me nüüd hakkame siin homme hakatakse tegema, kopp lüüakse maasse, sest kõik plaanid on olemas, vajalikud maatükid on ostetud ja teedehitajad niikuinii on tööd palju ei ole. Juba on, ma nägin, et koonused on juba neil ostaja ees müügis, et sa võid osta 10 000 teekoonust endale sealt. Et tegelikult, et kaua siis aega läheks? Tegelikult, mis nagu selgus on see, et ega selle kokkuvõttes nagu väga palju kiiremini ei läheks. Okei, läheks nagu mina sain kokkuvõttes aru nii, et läheks umbes nii palju kiiremini, kui palju, mida kiiremini see otsus vastu võetakse. Et kui see täna võetakse otsus vastu, siis saaks jah, kiiremini alustada. Aga tegelikult, mis loeb, on see, et valmis on ühelt poolt eelprojektid. Eelprojektid sisuliselt on valmis kuni Põltsamaani, aga kas neid eelprojektide käigus siis tegelikult vaadatakse, mis on vaja teha täpselt, kuhu teha, kas maad on olemas, kõik see pool. Ja tegelikult on üks asi on see, et kas eelprojekt on olemas, aga kas seda eelprojekti on hakatud ka rakendama. Et tegelikult pluss Põltsamaast Tartuni, see vahepeal on tegelikult 2+2 seal Tartu pool ja 1+2, 2+1. 2+2 on tegelikult täitsa Tartus. Õige, ja seal on, kui see on
korra segan vahel, et ma ei ole selle mõttest sealt aru saanud, et minu arust ma ei näe, et seal kõrval oleks nagu hästi palju seda mingit et mida see seal hajub, miks see tehti, kellele, et kuidas nüüd seal äkki, kelle jaoks oli vaja täpselt see 2+2, aga see mingi eraldi teema võib-olla kuskilt küsida, et mida seal sellega lahendati. No ei tea, võib-olla oli Euroopa raha kuskil ripakil. Mingi regionaalareng, mis selle vedanud maale viia, võt ei tea. Aga see põhimõte on selles, et tegelikult et isegi kui täna see rahalaev tuleks, siis on ka väga raske täna juba seda aastaks 2030 valmis teha. Et siin on veel see teedehitajate pool. Teedeehitajatel on vaja ka mingit sellist perspektiivi, alustades asfalditehastest, töötajatest, masinatest, kõigest sellest. Et tegelikult isegi täna, kui raha oleks olemas, siis isegi täna on 2030 väga raske eesmärk. Jah, öeldi, mitte raske, vaid transpordi- ja regionaalteemadega tegelev saadik Maido Ruusmann Reformierakonnast ütles, et praegu ei ole Euroopa Liidus esiteks avatud ühtki taotlusvooru, kust võiks loota tee-ehitusraha. Ja teiseks ta ütleb välja, et nende maanteede täisulatuses väljaehitamine 2030 on tõesti kriitiline. Et et pigem ei. Sest et siin on mingid asjad, eks sa ütlesid, see on maade ostmine. Et küsisime ka, et kui ikkagi see sama, kui saaks, et mingi maade omandamine on selline paari aasta projekt näiteks. Et kui just keegi kohtusse ei lähe, aga siin on vist neid näiteid nii palju, et ehk siis see sundvõõrandamine. Et neid näiteid on nii palju varasematest aegadest, et ega tõenäoliselt keegi sellest kohtus ka ei võida, aga siis võib see asi venida ka 3 aasta peale. Pluss siis muidu kõik tehnoloogilised projekteerimised ja asjad. Ja projekteerimisest rääkides on tegelikult see, et mitu uut silda tuleb ja see silla projekteerimine ja see pool on ka natukene aega võtvam asi kui see, et ehitame siia ütleme, et kindlale pinnasele, mitte isegi räägi kuskilt mingist soost, vaid kindlale pinnasele ehitame kilomeetri sirget teelõiku, et see sillaehitus viib selle asja kohe hüppeliselt aeglasemaks ja keerukamaks. Rääkimata sellest, et kui on sild isegi üle mingi reaalse takistuse tuleb uus sild teha, siis tegelikult tuleb ju kogu see liiklus sealt mööda mingit ajutist lahendust mööda juhtida. Jah, et hetkel on siin öeldud, et hetkehindadena 1 kilomeeter 2+2 teed maksab umbes 5–6 miljonit ja üle Emajõe silla ehitus on umbes selline 30 miljoni eurone projekt. Selles mõttes, kui 1 kilomeeter 2+2 teed on 5–6 miljonit, siis ma lihtsalt tuletan meelde, et ministeeriumitest leiti seda raha, mis jäi eelmise aastal kasutamata 750 miljoni jagu, et selle eest juba ehitaks need puuduolevad lõigud valmis. Aga mis sellest rahast siis nüüd sai, see on siis kuskil seal Võrklaeva laua peal ja otsitakse nagu, et kuhu me selle paneme või ma mõtlen? Ei, see kahjuks ei käi niiviisi, et seal on ikkagi tegemist. Seal oli haridustöötajatel oli ju ei suudetud 8 milkut leida, et sealt ju saaks küll nii ühele kui teisele. See on natuke keerulisem, et mõnel juhul on jah lihtsalt see, et raha on jäänud kasutamata ja Rahandusministeerium peaks ütlema, et okei, et kui te ei kasutanud, siis me võtame selle endale tagasi, aga teistel juhtudel see raha kandub tegelikult nende samade ministeeriumite arvele järgmisesse aastasse edasi ja mõnel puhul on see nagu põhjendatud, et ütleme niiviisi, et kui haridusministeerium, ma ei tea, plaanis näiteks mingit, haridusministeeriumi remondikool, aga ütleme ka riigikool on ju, et siis ehitada kuskile riigikooli ja nad ei jõudnud selle ehitamiseni või nad ei jõudnud selle projektide osadeni, ehitaja ei jõudnud valmis ja ei toimunud ka ülekannet, siis lihtsalt see kulu on ju läheb järgmisesse aastasse, et see kõik päris nii lihtne ei ole, et see on maast ehitatud raha, mis jääb kõik on ju alles, selles mõttes minu 750 miljonit otseselt ei kehti, aga palju raha jäi ka sellist üles, mida ei olegi plaanis nagu kulutada, nagu majandusministeeriumist leiti 100 miljonit, nii et mis oli mõeldud, kui ma nüüd ei eksi, siis selle elektrihinna kompenseerimiseks. Okei. Ja lihtsalt veel ilmestatakse, siin spetsialist ilmestab, et näiteks ehitades ühes kohas 10 kilomeetrit 2+2 maanteed, jääb mujal tegemata kuni 20 kilomeetrit 2+1 teed. Et kui alguses need 2+1 tulid, nagu ikka tundus jube loll, ja eks ta on natuke praegult ka, et see, mitte see kontseptsioon ise ei ole, vaid see, et nad on liiga lühikesed,
tähendab seda, et see lõpuotsas, kus sul see üks rida hakkab ära kaduma ja sul on veel üks rekka vaja ära võtta. Et see hetk on seal ikkagi, sa näed seal neid okei, nad ei ole enam need napikad, et keegi tuleb sulle vastu ja sa saad kokkupõrke, aga see napikaid on seal ikkagi, et kas ma jõuan nüüd selle rekka ette veel reastuda või ma panen kuskil sinna piirdesse. Et natuke jäävad lühikeseks kõikideks nendest möödasõitudeks, aga muidu tegelikult täitsa juba seal Tartu tee peal väga mõnus on neid, kui see jälle tuleb, oled rõõmus jälle saad möödast, neid on piisavalt tihedalt. Et see ei ole mingi üks veider 2+1 umbes ühele teisele poole 50 kilomeetrit enam ühtegi ei tule, aga täitsa mõistlikud mõnes olukorras. Ja toodi ka välja, et ka riik ise oma minust hinnangutes on nüüd aru saanud, et Pärnu suund on praegu vist ikka isegi juba põletavam, kus liigub kohati kuni 10 000 autot tööpäevas. Aga selle teemani me jõuame ka õige pea. Just. Nii, aga lõpetame siis saate tänaseks ära ja saadet alanud meeldetuletusega siis lõpetame ka, et täitsa kindel, et kõik meie kuulajad on ise väga tublid liiklejad, ei ei lähe napsusena rooli, aga lihtsalt vaadake tähelepanelikult ka ümberringi lihtsalt. Kui kõrvalt teilt keegi tuleb või kõik kahjuks ei ole nii mõistlikud, et olge selles mõttes ettevaatlikud. Vot, aga ilusat jaanipäeva kõigile ja kuuleme pärast ühi jälle. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.